järve on selline jaoks, kuhu ikka ja jälle tagasi tullakse. Mis emotsioonidega lähete rajale? Väike hirm on sees. Aga mis aitab hirmust üle saamiseks? Teadmine, et see finiš tuleb ikka mingi aeg. Kas finiš tuleb raskelt? Loodetavasti mitte. Loodete jõuda esikohtadeni? Ei, kindlasti mitte. Läbi joosta lihtsalt. Olete selline rahvasportlane? Tugitoolisportlane rohkem isegi. Mis emotsioonidega täna rajale lähete? No ikka positiivsetega, et võib-olla alla tunni ajaga ära joosta. Oleneb raja raskusest esimest korda rajal Viljandis. Ja natuke on eelnevalt ikka trenni ka tehtud. Et Tartu maratoni 10 kilomeetri rada on läbitud esmaspäeval viimasena treeninguga. Asja siia Mulgimaa peale Viljandisse, kui siia ühel päeval. No emotsioonid on ikka head. Ja olete ette valmistanud pikalt? Ei ole. Üldsegi ei ole. Selline harrastussportlane? Sikke pühapäeva sportlane pigem, jah. Aga ei, no natuke ikka olen tehtud sporti, päris nii ka ei saa, et nüüd ärkan ja lähen, et nüüd teen ära, et on ikka eelnevalt ka natuke sporti tehtud. Tervitan kõiki pärnakaid. Tulge jooksma pärnu inimesed. Milliste emotsioonidega lähete täna rajale? Üsna veendunud olen ma selles ettevõtmises, kuna mina olen pärit Viljandist ja minu koolivend, täpsemini klassivend, oli Hubert Pärnakivi. Me olime mõlemad Paalalinna poisid ja siis mina vaid ühe korra, kui me olime 8. klassis, võtsin ma sellest järvejooksust osa, aga minust ei saanud tõsist jooksjat. Ja nüüd peale, kuivõrd ma olen Viljandist lahkunud 43 aastat tagasi juba, siis ma otsustasin läinud aastal alustada selle vaieldamatult enese proovile paneku võimalusega uuesti. Mis põhjusel olete täna tulnud siia raja äärde vaatama starti? Üks kindel põhjus on see, et enda laps jookseb. Ja ootate temalt häid tulemusi? Ootan temalt rõõmsa näoga lõpetamist. No pean kaasat toetama igati. Ja tore vaadata, ilus ilm. Igal juhul tuleb tulla välja vaatama, inimesed punnitavad. Igaüks võitleb iseenda ajaga ja kes paremad ajad saavad endast, kindlasti on õnnelikud, kindlasti kellelgi läheb halvemini. Aga noh, nagu näete, ei ole meie ainukesed vaatajaid on kui palju. Mina olen tulnud sellepärast, et minu pojapoeg jookseb, minu pojatütar kõnnib keppidega ja veel sugulased jooksevad. Sellepärast olen tulnud vaatama juba palju aastaid. Ja meie käime iga aastal. Ma ei teagi juba mitmes kord see on, et ilus ilm ja miks mitte nautida päikest ja vaadata neid toredaid sportlaseid. Nii palju on tänavu aasta kepikõndjaid ja jooksjaid. Pole kunagi olnudki nii palju. Ja mul on ka väga palju tuttavaid. Niisuke tunne, et tahaks ise ka minna kaasa, aga seekord olen pealtvaataja, jah. Head emotsioonidega. Ilm on hea, tuttavad võistlevad. Esimene kord, kui ma isiklikult niimoodi kohal käin. Nii, et emotsioonid on laes. Ja olete tulihingeline fänn? Kindlasti. Oma nendele... Ja, tore on vaadata sportivaid inimesi. See tuli nime veel lõdvalt. Positiivsete emotsioonidega. Kahjuks see aasta ise osa võtta ei saa. Et olen ajateenistuses ning ei osanud aimata, et saan välja nendeks päevadeks puhkama. Aga olen ise ka varem osa võtnud järvejooksust ning leian, et üsna vahva üritus. Ja kindlasti toob kokku kõik Viljandi inimesed, kes on ennast talve jooksul kordadesse ära veitnud.
mida rohkem finissi poole jõuad, kui kerge on neil joosta juba naerusuil ja loomulikult on rõõmus vaadata, kaasa elada. Väga hästi läks, sain läbi joostud. No, algus oli raske, aga lõpp läks juba paremini. Kõige ilusam jooks üldse. Ei ole viga, väga hästi läks. Paremini kui eelmine aasta, siis oli eesmärk, see sai ületatud. Kuidas tänane võistlus läks meditsiini poole peal? No meil on väga tore päev olnud, meil on üsna rahulik olnud. Et mingisuguseid suuremaid vigastusi pole olnud? Ei, mõned niisugused nõrkused, aga muidu oleme väga hästi hakkama saanud. Võitseid on väga talvised teha. 55 servering on Bennol tehtud. Einalt siis natukene aega tagasi ja vaatame sellise ilusa siis juurdevõttu sammu galopiga on 2 osavõtjat meil lõpetamas distantsi 1-5-2-6 ja 1-5-8-6 märkasid. Kuidas tänane jooks läks? Väga õnus. Aasta aega puhkasime ja siis me ei ostnud õhku läbi. Ei õhku välja meil ostnud ja kõik läks hästi. Kõik, lähme teisele ringile. Võite arvata, et põletate raske küll, aga võib üle kuumenemise kätte sattuda.